Tahaksin teile rääkida sellisest keskkonnast, nagu on dbFill. Juhul, kui te soovite kirjutada SQL lauseid PostgreSQL-i andmebaasi süsteemi jaoks, siis teil ei pea tingimata olema juurdepääs mõnele serverile, kuhu te saate sisse logida ja kus kohas on installeeritud Postgresi andmebaasi süsteem. Teil on võimalik kasutada sellist keskkonda, nagu on dbFill, selline andmebaasidega töötamise liivakast. Ja see toetab muu hulgas ka andmebaasisüsteemi PostgreSQL. Ma saan siit valida isegi hetkel kõige viimase PostgreSQL-i versiooni. Ja nüüd, kui mul on siis PostgreSQL-i laused, siis ma saan need laused kõik kopeerida ja nende lausetega ehitada endal valmis skeemi, mille põhjal ma saan siis hakata koostama select lauset. Nii et näiteks, kui ma kopeerin siia nüüd tabelite loomise, tabelites kitsenduste defineerimise laused, siis kui ma vajutan nuppu run, siis kõik need laused täideti, lausete täitmine õnnestus. Ja kui ma nüüd teeksin päringu selector from auto, siis nüüd, kui ma vajutaksin selle run nupule, mulle hetkel öeldakse, et autotabelis ühtegi rida ei ole. Nüüd, kui te peaksite tahtma kasutada seda keskkond selle jaoks, et koostada siis näiteks create ja alter laused, siis pidage silmas seda, et te peate oma skripti järjest ja järjest kasvatama ja kogu aeg siis selle skripti testimiseks panema terve selle skripti käima. Näiteks oletame, et te lihtsalt võtate siit ühe selle create table lause, create table auto, panete selle siia aknasse, panete käima, aga teile öeldakse, et selle lause täitmine ebaõnnestus, kuna siin selles lauses viidatakse tabelile mark, aga tabelit mark eelnevalt ei ole loodud. Nii et kui te näiteks peaksite kirjutama siis tabelite loomise lauseid, et siis kõigepealt kirjutate create table mark, näiteks näitate selle mulle ette. Ja siis, kui te hakkate kirjutama tabeli auto loomise lauset, et siis alati kopeerite ja käivitate kõigepealt tabeli mark loomise lause, kõigepealt on tabeli mark loomise lause, siis on tabeli auto loomise lause. Ja siin selles skriptis, mida te käivitate, et siin võivad olla ka näiteks insert laused, aga siis tuleb arvestada sellega, et kui siin mõne lause täitmine ebaõnnestub, siis tegelikult ebaõnnestub kogu skripti täitmine. Ja teil ei õnnestu seda skeemi, mille põhjal saab hakata kirjutama päringut, tegelikult ei loodu. Nii et antud juhul siin nendes insert lausetes see insert lause ja see insert lause ebaõnnestusid, kuna vastavad andmed ei olnud tabelis defineeritud check-kitsendusega kooskõlas. Aga kui ma nüüd võtaksin siit need kaks insert lauset ära ja vajutaksin uuesti run nupule, siis nüüd selle skripti käivitamine õnnestus, ehitati valmis skeem, lisati tabelitesse andmed ja nüüd näete, on mul võimalik teha siis nende tabelite põhjal siin päringuid. Nii et tegelikult ka, ütleme näiteks kas või SQL ülesannete lahendamise juures, et kui te lahendate neid lisapunkti ülesandeid, siis teile on PostgreSQL-i puhul ette antud skeemi loomise ja testandmete lisamise laused. Te saate need kõik siin selles dbFill keskkonnas käivitada ja seejärel saate hakata konstrueerima nende loodud tabelite põhjal juba päringut.